Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast. Telefon läks ise käima. Nii et siis tuleb rääkima hakata järelikult. Nii, et käes on aeg siis teha, vaadata, mida toob siis juulikuu kõikides kuudes sündinutele. Nõnda, võtame kaardikesed siit kõik laua peale laiali ja mõtlesin, et teen õuesüdjad nii kaua kui ilm veel on okei, sellepärast et siin on läinud juba pilve natukene. Nii et päikseline ilm lõppes ära, aga võib-olla tuleb veel. Nii, kaamera on mul natukene viltu, aga sellest pole midagi, las ta olla pealegi. Nii, peaasi, et on kaardid laua peal näha ja siis ongi kõik okei. Nii, sätime siis sutsukene väike lillepott ka siia. Nii, täna ma teen teistmoodi. Ma teen niimoodi, et vaatangi ühe kuu kaupa. Et siis ei ole vaja neid ajavööndeid seal sättida ega midagi. Ja igaüks saab kuulata täpselt seda, mida ta tahab, ta ei pea ootama ega otsima seal. Sest ega las ta siis olla niimoodi. Võt nii ja nüüd, kuna praegust on vähi tähemärk, siis vaatame, teeme vähile iseloomulikult, teeme tagurpidi käigud. Hakkan siis vaatama seda prognoosi detsembrikuust peale, nii et vaatame, mida toob juulikuu detsembrikuus sündinutele. Nii, võtame siis selgelt nägemise prillid ette jälle. Nõnda. Nii, mida toob juulikuu detsembrikuus sündinutele? Nii. See poiss, okei. Las ta siis olla. Niimoodi. Ma kohe mõtlen, kuidamoodi ma panen. Ma tavaliselt olen pannud ühe rea, siis teise rea, kolmanda rea. No vaatame, mis siit kokku tuleb siis. Igal juhul praegust näitab esimese reaga. Tulid välja siis sellised kaardid, näitab, et teie elu tuleb midagi uut, võivad olla uued ettevõtmised, võivad olla ka uued suhted, vaatame, mis siia alla tuleb. Ja ma panengi teise reaga, ma teen täna teistmoodi. Ma teen teise rea, panen ka, siis on näha mingit, siin tuleb natukene raskust ka, aga siis on vähemalt näha, kuidas need asjad lõpuks siin kulgema hakkavad. Okei, niimoodi. Et mingid uued ettevõtmised, et mida te võite siis julgelt ette võtta, sellepärast, et siin näitab nendele ettevõtmistele näitab edu ja sellist pikka iga. Siis hästi palju suhtlemist tuleb teil, hästi palju tuleb suhtlemist just rohkem meesterahvastel ja meesterahvastega. Teie ellu võivad tulla uus sõprus võib saada alguse. Siis tööalaselt näitab, et tuleb natukene raskusi. Näitab mingit sellist ajutist takistust, aga põhimõtteliselt on just nagu ka mingisugune karma teema, et teil on seal sutsukene raske, ülesse võib kerkida mingi usaldamatuse teema, et pinged, et võib-olla võite saada natukene siis võimalik, et siis rahaliselt pügada. Vaatan, kas tuleb rahaliselt siia alla. Ei tulnud raha teemat, aga no lihtsalt tööalaselt mingit asju on teil raske teha, kuna teil on valikud, järelikult teile tuleb mingisugune tööpakkumine veel ja siis te olete sellise dilemma ees, et mida võtta, mida jätta. Aga usaldage seda tunnet ja vaadake, kuhu poole teid tõmbab, sellepärast, et näitab, et paljud teist lõpetavadki ära selle töökoha, valivad uue töökoha. Nendel just tasub seda teha, kellel on hästi selline seltskonnas, on hästi palju õelusplatsi kadedust, sellist ussitamist. Ja põhimõtteliselt seda võib liigitada ka töökiusu alla. Nii et põhimõtteliselt on niimoodi, et väga paljudel detsembrikuus sündinutel võib kerkida see teema ülesse sellel kuul.
ja võimalik on ka, et kui on puhkust aeg, et siis tuleb ootamatult selliseid väljakutseid, et on küll justkui puhkus, aga ikka, et kuule, tule tee ära, tule tee seda, tule tee toda ja siis lõppkokkuvõttes ongi niimoodi, et ei olegi korralikult puhata saanud. Nii intuitsioon teil tõuseb. Kuu lõpus on juba jälle niimoodi, et kuu algus on ilus, kuu keskel on need raskused ja kuu lõpus on mõnusaid selliseid mõnusaid koosolemisi, mõnusaid üritusi, võimalik, et lähete kusagile peole või kuskile teatrisse või väliüritustele, nii et teil on selline mõnus ja mugav selline äge vaba aja veetmine kuu lõpus, nii et need pinged, mis seal vahepeal ette tulevad, need siis kuu lõpus saavad ilusasti justkui tasutud, et intuitsioon teil tõuseb ja kui te nüüd tööalaselt neid valikuid teete siin, siis ärge mingist vanasse emotsiooni tagasi minge, et ikka, kuidas ma ikka saan ja kuidas nad ilma minuta hakkama saavad ja nii edasi, et sellele liimile ei ole mõtet minna, teate, täitsa minulik, eks ju. Siia panen siin kaarte, siis vaatan, lilled on vaja kuivanud, need ära võtta. No täitsa perfektsionistiga ei ole kerge elada. Vaene mees. Niimoodi. Nii. Vot, nii et nende kaartidega on nüüd selline teema teil. Et kuu algus on ilus, uued ettevõtmised, kuu keskel raske ja kuu lõpupoole jälle on ilus. Siis saate aja maha võtta ja käia üritustel ja nautida seda. Et nii, et kuu lõpuks on need raskused ka kõik teil juba lahenenud ja lahendatud. Nii, vaatame siis, mis nende minu kaartidega näitab. Siin näitab, ühesõnaga, siin on niimoodi, et te olete, kas olete läbinud või läbimas mingit perioodi, kus te lõikate kõik need vanad ahelad ära. See annab järjekordselt kinnitust sellele, et kui teil ikka tõesti on mingis vanas töökohas ikka väga jama olla teie jaoks, siis otsitegi endale uue või pärast ma võin täitsa vaadata, kas te peate otsima või tulevad need võimalused ise teieni, vaatame kohe. Et siis on näha, kuidas on niimoodi. Tuleb ise pakkumine, nii et kui tuleb pakkumine, võtke sellest pakkumisest kinni, see on hea pakkumine. Nii, aga muidu jah, et lõikate läbi mingisugused vanu sidemeid, vanu ahelaid, et murrate välja vanast mustrist ja liigute uue elu poole ja see uus elu võib esialgu teid natukene hirmutada, aga ei ole vaja hirmu tunda, lihtsalt ettevaatlikud võite te ju olla, aga ärge sinna mingisse vanasse mudelisse ega vanasse hirmu tagasi minge, siis tuleb teie elus sellist tervenemise perioodi, kirge tuleb siin, on näha, kirekaart ütleb 2 korda isegi välja ja teate ikkagi jälle selle samase raha koha peale, teil tuleb suurem summa raha niimoodi, et võtke need uued pakkumised vastu, ärge loobuge neist, isegi kui vana koha peal pakutakse, et kuule ei ära ikka mine, et me oleme nõus sul siis tõstma seda palka, aga pärast järelikult hõõrutakse kogu aeg seda nina peale, et kuule, et näed, et me tõstsime ja näed ikka ei olnud mingi rahulolematuse teema, et tagasi ei lähe vana koha peale. Nii. Ja siis teil, väga palju teil võib tekkida soov ka sellise alternatiivse tervendamise suunas liikuda või siis lähetegi kellegi juurde, et lasete endale siis kas teha reikit või energiaid tasakaalustada. Ja see on tegelikult üpris mõistlik tegu, sellepärast et siin on näha peale seda on väga ilusasti külluse kanal läheb lahti ja rahaline sissetulek muutub parema osapoole. Ja väga palju on teil vaja just sellist hingamisruumi, õhku, vabadust, et te olete läbinud siis mingisuguse perioodi nüüd kuu lõpuks, sellise perioodi, kus te tunnete, et teid on alla surutud, teid on nurka surutud, teil on psühholoogiliselt nii-öelda siis ahistatud ja kuu lõpuks on ilusasti, on partnerlussuhted ka korras ja kui nüüd uue töökoha peale mineks, siis paistab, et siis on väga ilusasti võetakse teid sõbralikult vastu ja teil on seal selline mõistev suhtumine ja tugi olemas. Nii,
ja siis kulgete, liigute oma arengus ka, vaimses arengus ka täiesti uues suunas. Energiatõus on, tasakaal on, kõik liigub paremuse poole. Nii, vaatame siis, mis nendega siin tuleb. Kuna ma ühekaupa neid nüüd teen, siis ma võin natukene pikemalt igale kuule siis ette vaadata. Niimoodi. Nii, mis siin siis näitab? Et jah, võib tulla teile jaanuarikuust, mis jaanuarist, vabandust, detsembris sündinutele, võib tulla teadet, võib tulla nendele, kes on oodanud lapse saamist, võib siis tulla lapse saamise teade, võib-olla vanavanemateks saamise teade, niimoodi, et tuleb kusagilt teade, mis teeb teile rõõmu väga, et õppimist on palju, midagi käite, järelikult siis käite kuskilgi, mis iganes koolitused või kursused, asjad on, sellepärast, et teil on tekib selline tohutu tahtmine, et õppida midagi uut. Ja te pühendute sellesse täielikult ikka rohkem kui 100%, nii et väga, väga korralikult. Siis näitab seda, et praegust ongi väga hea aeg teil oma unistusi suurelt võtta ette, ellu viia. Siis mõnede inimestega suhted võivad puruneda. Te võitegi tunda, see jääb jälle selle koha alla, kus enne ma vaatasin tööasju rohkem, et kõrgemalt poolt ikka ilusti universumist abikäsi antakse, et teil on olemas toetus, et te ei pea muretsema, kui nende valikute tegemine on, et kas ma nüüd saan hakkama, aga jah, et see lõhe tuleb sisse selle, võib-olla on nii, et te ise arenete vaimselt kõrgemale poole. Ja lihtsalt teile tunduvad, et need inimesed, kellega te olete varem koos olnud ja olete hästi tundnud, et nüüd enam ei ole teil justkui midagi nendega enam rääkida. Ja võitegi tunda, et issand jumal, et kuidas üksteist võite mööda rääkida ja võite tunda, et issand, et kuidas ma ennem nii hästi sain temaga läbi ja nüüd justkui ei oska enam midagi öelda. Nii uued võimalused, millest võite kinni haarata julgelt. Nii et ikkagi on see, et kui teile pakutakse midagi uut töökohta või siis midagi, tulevad siis kas või, vaatan, kas see koduga võib seoses olla. Niimoodi, see võib isegi olla koduga seoses. Nii et kui on võimalus tuleb teil, pigem ütleks, et mitte maalt linna, vaid linnast maale kolida, siis teie seda võimalust võite julgelt ka kasutada siin. Hästi palju suhtlemist, hästi palju ja võivad kerkida üles teie hinge sügavusest mingisugused sellised vana armastusega seotud haavad. Nii, mingi igatsus võib tagasi tulla, võib tekkida hästi palju küsimärke, et mis läks valesti, mis nii, mis naa, et siis lihtsalt laske nendel, tunnetage, laske lahti ja usaldage universumit, sellepärast, et täpselt nii, nagu parasjagu on. Niimoodi jah, hästi palju küsimärke tuleb peas, hakkate analüüsima, hakkate mõtlema. Aga teil muidugi selle peale tuleb ka selline maru hea selline taipamine või idee, nii et te saate need asjad ilusasti küll loendatud, lahti lastud. Ma vaatan kohe, mis siin veel on. Okei. Ma lihtsalt vaatasin täiustavalt, võtsin ühe kaardi ja siis see kaart näitab teile nii, et te ei pea enam maski kandma. Te võite täiesti vabalt, täiesti ausalt suhelda ja ei pea oma enda mõtteid peitma ega olemust peitma. Olete täpselt selline, nagu te olete ja julgege olla teie ise. Vaatame siit teile veel ühe soovituse ka. Opa! Nii, kohe vaatan. Nii, soovitus.
et aktsepteerige ennast sellisena, nagu te olete. Ja tundke sellest erilisest olekust rõõmu, sellepärast et näha on, et te olete hästi ainulaadsed ja erilised ja võtke see sisemine, aktsepteerige see sisemist majesteetlikkust ka. Niimoodi. Vot nii. Nii et siis jaanuar. Kogu aeg tahan jaanuar öelda. Detsembrikuus sündinud. Vot selline oli siis teie selline prognoosikene juulikuuks ja eks te pange mulle siia alla, kirjutage, jagage pärast, mis on teil läinud, mis on juba, sest see kuu alguse osa juba võib mõjutada praegust mingil määral juba. Nii et kirjutage siia alla ja jagage siis, kui te tunnete, et kellelgi on veel oluline, siis jagage teistega seda videot informatsiooni ka. Olen teile väga tänulik, et te olete mind siin jälgimas ja ootate põnevusega, juba paljud teist ootavad küll väga põnevusega seda, kui ma jälle uue kuu ennustust teen. Et nautige suve ja elagegi täielikult üks päev korraga ja ärge väga neid negatiivseid uudiseid lugege, sellepärast et lihtsalt ei ole mõtet ennast stressi ajada, hoidke oma energiatase kõrgel ja siis ei saa ükski halb asi ka ligi teile. Nii et siis vaatame siis järgmisi. Nõnda. Vaatame, kuidas see tehnika meil siin töötab.